Tere! Mina olen näitleja Pius. Kumb ma täpselt olen, las see jääda praegu saladuseks. Kui klipid meeldivad, siis ma olen Märt, kui klipid nii väga peale ei lähe, siis ma olen Priit. Aga see selleks. Ma olen liikuv inimene. Ma liigun väga palju. Kohe väga palju. Ja kui sina nii liikuv inimene ei ole, sa oled rohkem istuva tööviisiga, sul on kehas erinevad sundasendid, siis tõuse püsti ja tule ka liikuvate inimeste hulka. Esimene harjutus on šau, käed ette. Selle harjutuse nimi on tervitus sõbrale või kolleegile. Ja kui sul veel sõpru ei ole, siis küll nad tekivad, nagu minulegi. Ilmuvad tasa taustale ja hakkavad vastu lehvitama. Tere, Märt! No nii, vähemalt on selge, kumb Pius ma nüüd olen. Ja näitan ka 3D-versiooni ette, et oleks kõikide nurkade alt näha, kuidas see harjutus täpselt käib. Ja siit ka käed, ops, kerge liikumisega üles ja alla. Tervitust sõbrale võiks teha siis umbes 12 korda. Tere! Mina olen Kait. Laul teeb rinna rõõmsaks, aga venitus teeb rinnalihased rõõmsaks. Ja selleks, et rinnalihased oleks rõõmsad, teeme harjutust, kallista ennast ja kogu maailma. Ja seda teha 10 korda, siis oled sa 10 korda terve. Minu nimi on Tõnis Niinemets, ma olen näitleja. Ma ei liigu elus üldse, kohe mitte üldse. Aga tahan olla sama liikuv kui mu sõber Märt. Tahan jõuda liikuvate inimeste sekka. Ja selle jaoks olen leidnud endale sobiva harjutuse, põdramaja. See käib lihtsalt, tõstad käed pea kohal ülesse, omavahel kokku, nii et küünanukid jääks ilusa nurga alla ja hakkad liikuma vasakule ja paremale ennast venitades. Ühele poole ja teisele poole. Ja ühele poole ja teisele poole. Mõlemale poole kuskil 6 korda, 12 painutust kokku. Ja kui need on tehtud, tunned ennast mõnusalt ja virgena. Nii pange käed nii. No. Tõske pea kohale, tekib põdramaja. Kuule, aga põdramaja käib päris kindlasti niimoodi. Ja, see on lastelaul, aga me räägime siin istuva töö põdramajast ja see käib niimoodi. Okei, mängin kaasa. Nii. Ja nüüd kõigepealt paremale ja siis vasakule. Paremale, keskele, vasakule. Kait ei tea, kui mul pool on parem vasak, ei ole hullu. Võtsin teen huvitavalt. Tõesti on huvitav. Nii. Tunnete, kuidas keha venib. Vedalma ja metsa sees, väiksest aknast sisse. Järgnevat harjutust on väga raske teha, kui teil ei ole töö juures seina. Mõtlete, mida teha, aga lahendus on väga lihtne. Kutsu kolleeg appi ja harjutus näeb välja selline. Üks teist on sein ja teine on siis kolleeg. Ja rinna kõrguselt käed ilusti kokku ja toimub siis kätekõverduse laadne surumine seina vastu või siis siin näite puhul kolleegi vastu. Suru sein maha. Suru sein maha. Seda võid endale ise juurde hõigata, et oleks harjutus lõbusam. Suru sein maha. Suru sein maha. Just täpselt ja seda teha siis vähemalt 10 korda ja see harjutus aitab parandada kaela ja õlavõõtme tööd. Suru sein maha. Suru sein maha. Suru sein maha. Tubli. Järgmise harjutusega läheme juba märksa liikuvamaks. Kui te olete elus kokku puutunud linnutaoliste loomadega, on teil pool tööd juba tehtud. Järgmine harjutus on väga lihtne. Seisad ühel jalal, üks jalg on tugijalg, antud juhul minul vasak jalg. See on kergelt kõverdatult ning parem jalg liigub sirgelt küljele ja sirgelt taha. Uuesti sirgelt küljele ja sirgelt taha. Teise jalaga samamoodi, hetkel parem jalg tugijalg, vasak jalg liigub sirgelt küljele, sirgelt taha. Sirgelt küljele ja sirgelt taha. Mõlemad harjutust teed 8 korda ning sinu jalad on 8 korda rõõmsamad. Samuti selg, mis saab antud juhul päris suure koormuse.
igasuguse istuva töö puhul on hea vahepeal tõusta püsti ja kas või koha peal ennast veidikene liigutada. Kas siis sörkida, kõndida, tantsida, mida iganes, sest igasugune liikumine teeb head ja siis on kohe parem tunne minna krivinal-krabinal laua taha tagasi.